tere taas! 2 nädalat tagasi tutvustasime teile uut Mercedese pisimasterit GLA-d, kuid nüüd oleme tõstnud lativooli kõrgemale ja tutvustame teile uut AMG GT Roadsterit ehk kabrioletti. Tal on esimese kaitseraua allosale lisab iseloomu AMG Panamericano iluvõre. Mootori valikus pakutakse V8 mootoreid 350 kilovatine ja 410 kilovatine AMG GTC. 350-sel on 476 hobujõudu ja 410 kilovatisel AMG GTC-l on 558 hobujõudu. 350-ni jõuab 0-4,7 sekundina ja teine mootor 3,7 sekundiga. Mõlemad mootorid on varustatud start-stop süsteemiga. 350 kilovatisel on keskmine kütusekulu linnas 12,2 liitrit sajale, maanteel 7,8 ja keskmine 9,4. Ja suuremal mootoril on linnas 15,1, keskmine 9, maanteel ja keskmine kütusekulu 11,4. Nad kõik mõlemad on varustatud 7-käigulise DCT automaatkäigu kastiga. Sees pakutakse lisavarustusega jahutavaid AMG Performance istmed ehk jahutatavad istmed on olemas siis lisavarustuses ja ka kõik muidugi esmaklassiline tehnoloogia on ka seal olemas. Ja on olemas ka aircraft õhuvalli funktsioon ja uhked sportlikud istmed. Hinnad algavad 350 kilovatisel 313 116 eurost ja 410 kilovatisel AMG GTC-l algavad hinnad 161 856 eurost. 350 kilovatise tippkiirus on 302 kilomeetrit tunnis ja 410 kilovatisel AMG GTC-l on see 316 kilomeetrit tunnis. Olenemata sellest, et mõlemad mudelid on esirattavjoolised, pööravad nad ka tagarattaid. AMG-ga ei saa Eestis kihutada, sest et need kiirused jäävad realiseerimata meie kõige suuremate piirangute pärast, kuigi kuskil Saksamaa kiirteedel saab sellega lustida nii, et lõbu laialt, kuigi siin tuleb piire pidada, sest et muidu võite oma lubadest ilma jääda. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Seniks kohtumiseni ja tutvuge uue AMG GTC-ga, kellel nii palju vahendeid selleks on. Pakkuda on ka AMG GTR ja tavaline kupee. Nägemist.